Enn Võrk sündis 14. märtsil 1905. aastal Kauase Ambla-Köstri Tõnu Võrgu pojana. Tema isa oli harrastushelilooja ning nii sai poiss juba kodust muusikalised oskused kaasa. Keskhariduse omandas ta Tallinna poeglaste humanitaargümnaasiumis. Kui Enn Võrk oli kõigest 17, kirjutas ta oma tuntuima teose Eesti lipp, võttes aluseks Nõo kogudusõpetaja Martin Lipu teksti. Millega tegelesid sina, kui sa olid 17? Juba 1928. aasta üldlaulupeol juhatas ta oma laulude esitust. Aastal 1926 kuni 1933 oli Võrk Tallinna Jaani koguduse organist ja juhatas oratooriumi koori ning 1. jaanuaril 1933 abiellus ta sealsamas Tallinna Jaani kirikus oma tulevase naise Erika Eha Kaldemaniga. 1933 kuni 1945 töötas ta Tartu Ülikoolis muusikaõpetajana ning ülikooli kogudusorganistina ja juhatas Tartu Ülikooli segakoori. 1945 kuni 1950 õpetas ta Tallinna konservatooriumis akustikat, harmooniat ja ansambli laulu ning oli Oleviste koguduse organist. Vaatamata püüdlustele valitsuse silmis heas nimekirjas püsida, näiteks osaledes 1948. aastal ENSV aastapäevale pühendatud helitööde konkursil, kus tema Juhan Smuuli tekstile loodud kantaat Laul Stalinist sai ENSV preemia ning mälvis selle eest mainiakaid tunnustusi, vallandati ta 1. jõulupühal 1950. aastal konservatooriumist. Lisaks oli ta juba pisut varem välja heidetud Heliloojate liidust. Miks? Protokollide järgi tema Nõukogude vaenuliku tegevuse pärast fašistliku okupatsiooni ajal ning loomingulise ja ühiskondliku passiivsuse tõttu sõjajärgsel perioodil. Seega, tema teos Laul Stalinist ei lugenud enam midagi. Siiski peab tõdema, et Enn Võrk oli õnnega koos, et teda Siberisse ei saadetud. Lööduna läks Enn Võrk elama Viljandimaale ning võttis endale varjunimeks Ants Tõnupa. Tal ei olnud seal talus klaverit, ent sellest hoolimata hakkas ta kirjutama piibliainelist oratooriumi Valvake. 1956. aastal kandis ta ise ette teose esimese osa. Sellest sai Enn Võrgu loomingu tähtsaim teos, mille esitused on seotud Rapla kirikuga. Nimelt tegutses ta oma elu lõpupoole organisti ja koorijuhina Rapla kirikus. Kui 1950. aastal Enn Võrk Heliloojate liidust ja konservatooriumist välja heideti, siis 8 aastat hiljem sai nende samade kolleegide otsusel võimalikuks ta õiguste taastamine. Ei ole teada, kas keegi neist väljaviskajaist söandas kunagi temalt ka andeks paluda. Suur sündmuseks kujunes aga Maarja Magdalena päev 2005. aasta 22. juulil, mil 13. Rapla kirikumuusikafestivali avakontserdil juhatas Tõnu Kaljuste terve oratooriumi esmaesitust. Sama aasta 13. märtsil oli Rapla kirikus avatud Enn Võrgule mälestustahvel.